oleme jõudnud Tartu projektimeeskonda, kus mehed teevad lahendusi just erinevatele projektidele. Esimene tuba on meil ventilatsioonituba. Läheme vaatame, kes siin on. Vendiprojektidega tegelevad meil Tiit ja Rain. Mehed, mis on ventilatsioon? Näiteks nagu on siin ruumis värske õhk, ei kuule ega pole ka tuuletõmbust. Suurepärane. Läheme vaatame edasi. Järgmine tuba on meil elekter ja elektris on meil Tauri ja Rain, kes tegelevad kõigi elektrilahendustega. Mehed, sama küsimus teile. Mis on elekter? Ma näitan kohe. Elektri osa sai küll selgeks, aga edasi räägib Karro. Okei, ma võtan siis edasi meil ülejäänud toad, mis meil siia jäänud on ja kuna me nüüd koridori pealt tulime uksest sisse ja vasakule, siis esimene tuba, mis meil avaneb, on kohe tööstustuba. Liigume siia sisse poole, siin istub meil Urmas ja Urmas tegeleb tööstusprojektidega, lisaks siis suurtimate tööstustootjatega Tartus. Aarne meil täna ära, kes rohkem tegeleb meil infraprojektidega. Kui ka Aarne siin, siis alati siia tuppu võiks pöörduda siis nii sise- kui välistööstusprobleemidega. Liigume edasi siis Tartu kõige suuremasse tuppa, kus on siis ka kõige kogenumad inimesed meil. Ja kõigepealt siis tutvustakski kohe Rainer Kohvrit, kes on siis ametis meil olnud siin üle 20 aasta. Ja kui kellegi peaks probleem olema ventiilidega, mida on juba rooste hallitus peal, siis Rainer täpselt teab, mis ajal nad paigaldati ja kes nad paigaldas. Edasi liigume Margus Poolakise juurde, kelle üle ma olen hästi õnnelik, kui ta näolikult, et ta meil töötab. Kuna Margus ei ole mitte ainult teoreetika poole pealt meil hea, vaid Margus on reaalselt ise tegelenud väga kaua just tipptasemel paigaldusega. Selles suhtes, kui meil mingid probleemid on, siis me pöördume alati Marguse poole, et saada just praktilist abi ja seda meil ka kliendid väga hindavad. Viimasena siis on meil Andres Vahtera, kes nüüd on meil veidi üle aasta olnud osakonnas ja tegelikult on sulandunud väga hästi sisse, aga üleüldiselt küttevee osakonnast meil kõik kliendid on alati teretulnud ja kõik üritame aidata nõu ja jõuga. Ja Tartu meeskond on meil suhteliselt hästi ühtehoidev ja siiamaani pole keegi siin ilma abita jäänud.